Tere! See on Brüsseli päevik Yana Toomiga. Teisipäeval teatas Financial Times, et USA arutab võimalust paigutada Euroopasse täiendavaid tuumarelvi. Praegu on NATO raames 5 riigi baasidel umbes 100 Ameerika tuumapommi. Käimas on läbirääkimised Ameerika hävituslennukite paigutamise üle, mis võivad kanda nii tavalise kui ka tuumalõhkekehasid. Sellised lennukid on juba 5 Euroopa Liidu suures riigis ja Suurbritannias. Ajaleht kirjutab, et nüüd võivad need ilmuda ka Poolasse ja meie juurde Baltikumi. Leedu osaleb läbirääkimistel, nagu ütles nende kaitseminister, me ei jää kõrvale. Küll on nüanss. Põhiseadus keelab Leedus massihävitusrelvade ja välismaiste sõjaväebaaside paigutamise, aga põhiseadus, nagu teame, saab alati ju muuta. Eesti seda uudist veel ei kommenteerinud, kuid veel veebruaris ütles välisminister Margus Tsahkna, et me põhimõtteliselt ei ole vastu ning põhiseadus meid ei takista. Tõsi, on veel üks nüanss. 1997. aasta leping NATO ja Venemaa vahel, kus on kirjas, et allianss, tsiteerin, ei oma kavatsusi, plaane ega põhjusi tuumarelvade paigutamiseks uute liikmesriikide territooriumile mingil kujul. Aga see oli 30 aastat tagasi. Venemaa on juba lahkunud mitmest relvastuslepingust, sealhulgas tuumarelvade osas. NATO võib ju teha sama. Tuumaheidutus on külma sõja laps. Miks selle ideeni tagasi pöörduti, pole vist vaja selgitada. Mõistetamatu on midagi muud. Mida tahab Ameerika? Trump ähvardab NATOst välja astuda, keeldus saatmas Saksamaale Tomahawk rakette, hoiab Leedut pinges, plaani kohaselt viib Ameerika sealt ära 1000 sõdurit, millal saadetakse uusi, pole teada. Ja samal ajal on Trump valmis sinna tuumarelvi paigutama. Kuidas see kõik kokku sobib? Saladus siin siiski ei ole. Märtsis lubas Emmanuel Macron laiendada Prantsusmaa tuumapotentsiaali ja esitas uue idee nimega Forward Deterrence ehk eesliini heidutus, millest huvitusid 8 Euroopa liikmesriiki. Ja see, olen kindel, tekitas USA's väga suurt muret. Prantsusmaa on Euroopa Liidus ainus tuumarelvaga riik. Kunagi oli tuumaprogramme ka teistel riikidel, kuid nad loobusid nendest vastutasuks USA kaitse eest. Prantsusmaa aga ei loobunud. Kindral de Gaulle ütles, keegi ei tea, kus, millal ja kuidas Ameerika Euroopat tuumarelvedega kaitseb ja kas üldse kaitseb. Seetõttu ongi Prantsusmaal täna 290 tuumalõhkepead ja neid tuleb, nagu Macron lubab, veelgi juurde. Kui palju täpselt, seda keegi ei tea, nüüd on see saladus. Ameerikal on 3700 lõhkepead, Venemaal 4400. Aga siin ei otsusta mitte kogus, vaid valmisolek. Ametlikult on tuumarelvede arsenal vajalik Prantsusmaa kaitsmiseks. Ent prantslased on alati mõistnud, et kui vaenlane valutab naaberriike, on liiga hilja. Täna, kui Ameerika on osutunud ei sõbraks ega vaenlaseks, pakub Macron Euroopale oma tuumavarju ja see vastab täielikult Prantsusmaa huvidele. Nende seas, keda Macroni plaan huvitas, Balti riike vist ei ole. Seal on Saksamaa, Poola, Belgia, Rootsi. Need saavad oma territooriumile paigutada Prantsusmaa strateegilised õhujõud. Macron ütleb, et see ei ole alternatiiv NATO-le, vaid Euroopa täiendus. Aga kõik ju mõistavad, et see on eelkõige alternatiiv Ameerikale. USA võib meid hüljata. Prantsusmaal pole Euroopast kuhugi minna. Aga Ameerika ju meid ei hülga, ütleb keegi. Ta on valmis siia oma tuumapommi paigutama. Oleme ju liitlased, eks ju. Naiivne on arvata, et Ameerika või isegi Prantsusmaa tegutseb altruistlikult. Ameerika lubab oma tuumapomme paigutada ainult omaenda lennukitele. Kui tahate Ameerika tuumavarju alla, siis ostke Ameerika korporatsiooni Lockheedi hävituslennuk, mis on väga kallis masin. Tõsi, Prantsuse hävituslennukid on vist kallimad, aga nende käitamine on odavam. Ma ei tea, millistel tingimustel võivad hävituslennukid väikesesse riiki ilmuda. Tõenäoliselt ei suuda Eesti ega Leedu neid osta, rentida ilmselt küll. Ühel või teisel viisil oleme me turuosa ja Ameerika riskib selle turuosa kaotamisega, mida ärimees Trump endale lubada kindlasti ei saa. Kuid lisaks ärilistele kaalutlustele on veel suveräänsus. Euroopa eksperdid ütlevad, et Ameerika hävituslennukid on selles mõttes ebausaldusväärsed. USA võib näiteks lõpetada nende tarkvara uuendamise ja lennukid lihtsalt kuskile ei lenda. Ja keegi imestaks ka. Prantsusmaa aga sellist riiki meile ei tee, sest ta ei asu ookeani taga. Kui Prantsusmaa tahab ellu jääda, kaitseb ta kogu kontinenti. Teisest küljest, kui Ameerika teeb nii-öelda pakkumise, millest me ei saa keelduda, meie aga keeldume.
siis ta meid kindlasti ei kaitse. Aga võib-olla kaitseb ka, keegi ei tea. Selline siis valik. Kahjuks on sõjaoht ka äri. Nendele, kes kardavad, saab müüa vajalikku kaupa suure kasumiga. Kas meil on seda kaupa tegelikult vaja? Kolmapäeval Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil ütles Venemaa asepeaministri nõunik, et Venemaa sõdib järgmised paar aastat, võib-olla aastakümmet. Kardan, et sellise retoorika juures peame varsti pommi kõrval elama. Kas on Prantsuse või Ameerika oma, on juba detail. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.